Tere, armas teeline! On jälle uue mõtiskluse aeg ja nüüd sellest korrast ma hakkan arutlema ja mõtisklema piibli prohvetikuulutuste üle. Kuid alustan tekstiga Jeremia raamatu 9. peatükist salm 23. Vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, ütleb Jumal. Et mina olen issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal, sest sellised asjad on minu meele järgi, ütleb issand. Prohvetikuulutustega on nii nagu kõige muugagi pühakirjas. Kristlased on nende suhtes eriarvamusel. Nii jääb inimestele sageli mulje, et piibli prohvetikuulutustega tegelemine on vahest aja raiskamine. Kui palju need üldse paika peavad? Kui kristlased löövad iga prohvetliku täpi ja kriipsu pärast koguni lahinguid. Kahjuks kalduvad paljud usklikudki mõtlema, et mõningad piibliraamatud, näiteks nagu ilmutamise raamat, on hoomamatud. Selliste raamatute lugemise asemel väldivad kristlased neid vahel lausa mõne heasooveliku pastori julgustusel, kelle meelest põhjustab prohvetikuulutuste uurimine pigem probleeme, mitte ei lahenda neid. Alati aga ei ole see alati nii olnud. Kristliku ajaola 1. ja 12. sajandi jooksul ei tundnud enamik kristlasi piibli prohvetikuulutuste suhtes mingit ebamugavust ja prohvetikuulutuste põhilise sõnumi suhtes oldi üllatavalt üksmeelsed. Jumala kavatsuse kohaselt kõlanuks see nii. 1. Korintuse 1. peatükist. Ma kutsun teid üles, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. Käesoleval korral nüüd vaatlen mõnd põhimõtet, mis annab prohvetikuulutuste mõistmisele järjepidevuse ja usaldusväärsuse. Tänapäeval on leida palju raamatuid, millised püüavad köita inimeste tähelepanu just piibli prohvetikuulutuste teemal. Kuid neis leiduvad mitmesugused vaated ja tõlgendused, mis on ühtpidi imelikud ja samas ka vasturääkivad. Näiteks ütleb üks autor, et antikristus on pelgalt metafoor, aga teine jälle samas ütleb, et antikristus ikkagi ilmub tulevikus. Ja kolmas ütleb koguni, et tegemist on viitega millelegi või kellelegi paganliku Rooma impeeriumi aegadest. Ehk nagu üks vana jutustaja ütles, vahest on piibel nagu vana viiul, sellel võib mängida igat viisi, mis sulle meeldib. Kuid piibel sellise seisukohaga ei nõustu. Selle asemel kutsub piibel meid lugema ja eeldama seejuures, et Jumal ei räägi asjatult ning meil on võimalik tunda seda ja mõista, mis on kirjutatud. Loeme Mattuse 24. peatükist salm 15. Jeesuse sõnad on järgnevad. Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Ja ilmutamise raamatu 1. peatükis saan lugeda, õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Jeesus ütleb, võtke endi peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja selle rea lõpetan prohvet Jeremia raamatu sõnadega 9. peatükist, nõnda ütleb issand. Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen issand, kes teeb õigust ja õigust, head ja õiglust maal, sest niisugused asjad on minu meele järgi, ütleb issand. Paljud ülikoolid tänaval pakuvad mitmesuguseid kursusi, näiteks piibel kirjandusteosena või midagi taolist. Tõsi, kristlane tihti jahmub, kui ta tuleb istuda arvututes, loengutes pelgalt taipamaks, et professor loeb piiblit samal moel,
nagu loetaks mingit paganlikku mütoloogiat. See tähendab, et omaette väärtuseks võib tõusta küll mingi tera ehk kõlbeline jutumärkides tõde, aga igaüks loeb jutust välja just seda, mida tahab. Mõte, et selle raamatu inspireeris Jumal, on niisuguste õpetajate jaoks naeruväärne. Niisiis loevad juhendajad piiblit, aga ei kuule rääkimas Jumala häält. Teised jõuavad sõnumiga selgelt vastuolus olevate järeldusteni. Kui piiblit loetakse allumata issandale ja avamata südant tõe tundmisele, siis ei saa sõnum lugejat puudutada ning vääriti mõistetakse ka Jumala armastavat ja püha iseloomu, mis piibli lehekülgedel avaldub. Piibli lugemine ebaõigel viisil või ilma kohalise hoiakuta, laskmata pühal vaimul juhtida meeli ja mõtteid, põhjustab soovimatuid tagajärgi hoopis lihtsamini, kui paljud võivad seda arvatagi. Kui meie Jumal, kes on läkitanud meile pühakirja ehk oma kirja, soovib olla meie jaoks arusaadav. Pole suuremat ahastust tunda, kui oled võõra rahva keskel ja püüad olla nende jaoks arusaadav, kuid selleks kulub aega ja see on ikkagi tulemuseta. See on ka minu kogemus, kui ma kord olin Ungaris ja mul oli vaja politseijaoskonnas asju ajada. Ma veetsin seal tund aega ja ikkagi oli see kogu ettevõtmine tulutu, sest me lihtsalt ei suutnud muuta oma sõnu arusaadavaks kohalikule politseile. Aga Jumalal on oluline sõnavara meiega suhtlemiseks. Meil aga puudub sõnavara ja intellektuaalne võimekus Jumalast aru saada. Kuulake, kuidas Jeesaja sellest räägib 55. peatükis. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted, ütleb Jumal. 147. psalmis on öeldud, meie issand on suur ja vägev rammult, tema mõistus on määratu. Ja Room 11. peatükis saame lugeda, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Kui välja uurimatud on tema kohtumõistmised ja äraarvamatud tema teed. Olgugi, et inimkond ei ole iial suuteline haarama igavese Jumala olemust, on meile antud mõista lunastusplaani. Prohveti kuulutused illustreerivad jumalikku lunastusplaani. Või nii nagu Paulus noorel Timoteusele kirjutab teises kirjas 3. peatükis, ja et sina lapsest saadik tunned pühikirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja sellest lähtuvalt on mul sulle pakkuda 7 pilti prohveti kuulutustest ja päästeplaanist. Esimene oleks selline. Jeesus päästab meid. See on tõotus Messiast, milline anti juba alguses. 1. Moose 3. peatükis saame lugeda, Jumal ütleb, ja mina tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. See tõotus anti inimesele kohe, kui ta oli saanud patuseks, ja siis kõlasid prohvetlikud sõnumid Messia tulekust. Saatan ei ole võidukas. Jeesus tuleb ja tema on võidukas. Teine pilt. Jeesus võtab minu koha. See on asenduslik lepitus. 2. Moose 12. peatükis Jumal ütles oma rahvale, tal olgu teil veatu, isane 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest. See oli tõotus paasatallest, kes pidi olema sümbol Kristusest. Tema on meie täiuslik asemik. Tema võttis enesele minu koha. Või nagu prohvet Jeesaja sellest kirjeldab 53. peatükis, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja Paulus ütleb
korintlastele teises kirjas 5. peatükis, et Jumal tegi Jeesuse meie eest patuks. 3. pilt. Jeesus võidab. Jutt on lõplikust võidust suures võitluses. Danieli 2. peatükis räägitakse 4 kuningriigist, 4 metsalisest. Seal on kuldne pea, hõbedane rind ja käsivarred, kõht ja puusad vasest, jalad rauast ning jalalabad raua ja vase segused. Ja Danieli 2. peatükist öeldakse, aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Pärast nimetatud kuningriike on Jumal suures konfliktis võidukas. Konfliktis hea ja kurja vahel. Jumal võidab selle. 4. pilt. Jeesus suri meie kohal. Tema sai ohvriks ristil. Sellele osutab Danieli 9. peatükk, kus räägitakse 70 prohvetlikust aastanädalast. Ja Danieli 9. peatükk salm 25 ütleb, ja tea ning mõista. Sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini, ei keegi muu kui Jeesus Kristus, on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Võitud vürst heebrea keeles ongi Messias. Tema lõigati ära elavate seast viimase prohvetliku nädala keskel, kui ta suri meie pattude tõttu. Kuid 5. pilt. Jeesus mõistab meid õigeks Jumala rahva heaks toimuvas kohtus. Ja siin Danieli 7. peatükk. Taas esitatud maailma kuningriigid. Lõvi, karu, panter, kohutav metsaline ja siis väike sarv. Ja Danieli 7.9.10 ütlevad, kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjaks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Siin on jumaliku kohtustseen. Ja salmis 13 ma loen, ja ma nägin öises nägemuses ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Kellest jutt? Jeesusest. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. See on jutt Kristuse teisest tulekust. Temaga on tema palk kaasas. Enne kui ta tuleb, toimub kohus, asjaolude uurimine ja otsustamine. Ja salmis 21 loen, ja ma nägin öises nägemuses ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane, ta saabus elatanu juurde, viidi tema ette. Siin ajas veidi tagasi, taas meie silmes väike sarv. Toimub kohus Jumala laste üle ja nemad riietatakse Kristuse õiguse kuube. 6. pilt. Jeesus päästab meid. See on evangeelium. Selle leiame ilmutamise raamatust 14. peatükis salmis 6. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. 3 ingli sõnumid on prohvetlikud. Need kinnitavad evangeeliumi. Jeesuse pääste on saadaval armust usu läbi. Tema annab mulle oma õiguse, oma iseloomu ja seejärel ta teeb mind õigeks, ta teeb mind enese sarnaseks. Aga see on pühitsus, see on Jumala töö minus ja sinus. Ja viimane 7. pilt. Jeesus tuleb meile järele. See on tema teine tulek. Ilmutamise 22 peatükk ütleb, tema, kes seda tunnistab, ütleb, tõesti, mina tulen varsti. Aamen, tule, issand Jeesus. Kuid pöördudes tagasi prohvet Danieli juurde, siis 12. peatükis 4. salmis andis Jumal korraldus, aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Aga see tekst on pärit Danieli raamatu lõpust. Kui Danieli raamat algab hoopiski 6 peatükiga, milledes on jutustused
mitmesugustest elusituatsioonidest ja siis järgneb 6 peatükki raamatus prohvetlite nägemustega, unenägude ja sõnumitega. Jutustused annavad vastuse küsimusele, mis ja kuidas, aga nägemused vastuse küsimusele, millal. Kuidas aga mõista seda, mis on pitseeritud? Pöördume nüüd selle pitseerimise küsimuse juurde. Danieli 1. peatükk, Jumalale lojaalsuse test, mida illustreeriti dieediga. Danieli 2. peatükk, Jumalalt tarkuse otsimine ja vastuvõtmine. Danieli 3. peatükk, jutustus sellest, kas sina kummardad ebajumalaid, kui su elu oleks ohus. Danieli 4. peatükk, jutustus sellest, kui rahva juht ülendas end Jumala kohale ja teda alandati. Danieli 5. peatükk, teine lugu suurest juhist, aga see mees lükkas Jumala kogunisti kõrvale ja ta kaotas kõik. Danieli 6. peatükk, lugu sellest, kas sa jätkad tõe Jumala kummardamist, kui su elu on kriips peal. Kõik eelpoole öeldu on ju avatud, selgitatud ja mõistetav. See pole pitseeritud. Mida ka öelda nägemuste, unenägude ja sõnumite kohta, millised samuti anti inglite vahendusel. Teises peatükis on kuju, milline koosneb 4 metallist ja mille jalalabad olid raua ja savi segused. Kuid teises peatükis 45. salmis on öeldud, suur Jumal on andnud kuningale teada, tähendab, ei ole pitseeritud, mis tulevikus sünnib ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Vaatame Danieli 7. peatükki, 4 looma ehk siis piibli keeles metsalist, 10 sarve, väikesarv ja kohus. Ingel tõi Danielile selle seletuse. See tähendab, ei ole pitseeritud. 16. salm, 7. peatükk. Ma liginesin ühele seal seisjaist. Selles pildis inglid ümbritsesid Jumala trooni ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta. Ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks. Tema selgitas metsalisi, kuningriike, 10 sarve ja ka väikese sarve tegevust. Isegi andis lühikese selgituse kohtuaja kohta salmis 26 ja 27. Aga edasi, 8. Danieli peatükis 2 metsalist, väike sarv tegutseb esmalt poliitilise jõuna, kuid siis pöördub religioosse konflikti juurde. Ja Danieli 8.19 ma loen, vaata, ma annan sulle teada, mis sünnib sajatuse viimsel ajal. Seatud ajal tuleb lõpp. Jäär, keda sa nägid, kellel oli 2 sarve, on Meeda ja Pärsia kuningad. Karune sikk on Kreeka kuningas. Suur sarv tema silmade vahel on esimene kuningas ja see murdus ning 4 tõusid selle asemel on 4 kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, aga mitte nii vägevad kui tema. Sa panid tähele, et siiamaani on prohveti kuulutustes pea, et enamik asjaolusid selgitatud, välja arvatud ühe salmi sõnum. Nägemuse lõpuosast nähtu asendub kuulduga, kus ennustus muutub arusaamatuks. Ja see on Danieli 8. peatükk, salm 13 ja 14. Siis ma kuulsin üht püha kõnelejavat, ütleb Daniel, ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest. Seega, kui kaua? Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Danieli 9. peatükis leiame Jumala saadetud sõnumi Gabrieli kaudu. Seda selleks, et seda uuriksime, et näeksime selle täitumist. Näeksime Messia tulekut ja tema teenistust, kuid see ei ole seotud lõpuajaga. Isegi Danieli 10-12 peatükk, seal leiduvad sõnumid, millised ingel meile tõi, on avatud, et seda võiksime mõista. Arusaamine sümbolitest ja ajaraamistusest muutub selgemaks toimunud sündmuste valguses. Mõningad sündmused on tänapäevgi toimumas koguni meie silme all. See on meile mõtiskluse aineks sedavõrd, kuidas need meile avatakse. Danieli 8.14. salmi leiduv sõnum
on osa sellest, millele ingel osutas, kui ta ütles, aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses. Ja küsimus on, millised sõnad? Vastus oli 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu oma õiguse. Ja ingliskeelne tõlge ütleb, siis saab pühamu puhastatud. See on tõde taevasest pühamust, mida on nii palju aastaid ähmaselt mõistetud. See on täielik päästesõnum, mille keskmes on ei keegi muu kui Kristus. Sest oli öeldud Danielile, pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Selle sõnumi ajakava viitab lõpuajale, mis ongi praegu. Paljud inimesed jooksevad edasi ja tagasi. See ei viita maailmareisile ega välkkiirele internetiühendusele. On saabunud aeg, mil inimesed uurivad pühakirja ja võrdlevad pühakirja erinevaid tekste ja tunnistusi, neid sõnumeid. Arusaamine kasvab, ütleb prohvet Daniel. Heebra keelest tulenevalt teadmised koos mõistmisega. On arusaamine ja on tarkus. See on sügavam arusaamine Danieli ettekuulutustest, mis heidab ilmutamise raamatu ennustustele suuremat valgust. Danieli raamatu uurimine ja mõistmine tooks meie keskele küll ärkamise, mis avardab sõnumitest arusaamist. Pühamu mõistmine, kogu pühakiri toob meid pühamusse Jumala lähedalollu ja ligiollu. Pühamu sõnum on meile avatud, just meile täna. Jeesus kõneles prohvet Danieli raamatust, ma täna juba tsiteerisin seda Mattuse 24. peatükis. Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel, ütleb Jeesus. Kes seda loeb, see pangu tähele. Sa märkasid, Jeesus tsiteerib prohvet Danieli raamatut kui autoriteeti. Ei mingit kahtlust, ei mingit ebakindlust. See on ainus tsiteering Danieli raamatust Uues Testamendis. Siin Jeesus viitab sellele, et tema järelkäijad lõpuajal uurivad Danieli raamatut ja see on neile avatud. Meie elame just ajal, kui need Danieli raamatu prohvetikuulutused täituvad. Millele Daniel osutas, kui rääkis Nebukadnetsarile 2. peatükis? Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Inimesed meie päevil ootavad, et leiduks keegi, kes neile selgitaks Danieli raamatu prohvetlikke ennustusi. Meie eesõigus ja kohustus on neid ise uurida, et oleksime valmis näitama kaasteelistele, milline on tee Jumala kuningriiki. Kuulake, millise hoiatuse annab prohvet Aamos 8. peatükis. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand Jehova, mil ma saadan maale nälja. Nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Jehova sõnade kuulmise järele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta. Nad uitavad otsides Jehova sõna, aga nad ei leia. Kui meie seda ei uuri praegu, kui see on saadaval, ei leia me seda ka siis, kui avastame, et me just seda vajamegi. Jutt on sõna tundma õppimisest. Alljärgnevalt mõningad pühakirja seisukohad, kuidas vaadelda piibli prohveti kuulutusi. Mattuse 5. peatükis leiame Jeesuse sõnad. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis peab sündima, on sündinud. Luuka 24. peatükk. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Mõnes mõttes ei erine piibli uurimine suure pusle kokkupanemisest. Kui paned pusles kokku vaid 2-3 tükki, siis on peaaegu võimatu ära tunda tervet pilti. Ehk näed sa neil 2-3 tükil hobust ja järeldad siis, et
paned kokku pilti hobustest. Aga kui mõnel teisel tükil on kana ja lehm ning kui oled kord kokku pannud mitusada tükki, mõistad lõpuks, et nägid vaeva maastikupildiga, millel oli linn, talu ja taamal mäeahelik. Üks peamine eksitee, kuhu mõningad kristlased piiblit uurides jõuavad, on pühakirja käsitlemine ütluste või vanasõnade lõdva kogumina, kust kasutada salme konkreetse olukorraga tegelemiseks. Kahjus lähevad nad piibli prohvetikuulutustele lähenevad samuti. Üksik piiblisalm tõstetakse kontekstist välja ja seda võrreldakse käesoleva aja sündmustega, selle asemel, et võrrelda seda kogu pühakirjaga. Oluliselt tuleneb tänapäeval just sellest pidev prohvetikuulutusi käsitlevate raamatute voog, mida peab iga mõne aasta järel uuendama, sest see, mida neil oli varemalt öelda, osutus tühjaks jutuks. Seepärast ongi tähtis, et mingil teemal ei valitaks välja mõnd konkreetset piiblisalmi, vaid uuritaks hoolikalt kõike, mida piibel vastaval teemal ütleb, ning arvestataks ka konteksti, milles seda öeldakse. Väga kerge on tõmmata piiblisalm kontekstist välja ja panna seda ütlema seda, mida me soovime, et see ütleks. Aga kuidas on lood prohvetikuulutustes ülekantud ja otsese tähendusega? Üks põhiküsimusi, millega prohvetikuulutuste tundmaõppijal tuleb tegeleda, on see, kuidas määratleda, kas piibli väljendusviisi peab võtma sõna-sõnalt või ülekantud tähenduses. Kuidas määratleda, kas kirjutaja kasutas sümbolite keelt ja kuidas teada, mida vastav sümbol kujutab. Määratlemise käigus on väga oluline uurida, kuidas on vastavad kujundid kasutatud piiblis tervikuna, selle asemel, et vaadata, kuidas kasutatakse sümbolit tänapäeval. Näiteks tähistab mõningate inimeste meelest Danieli 7. peatükis kirjeldatud karu Venemaad, sest tänapäeval tähistatakse Venemaa tihti karu kujutisega. Seesugune teguviis ei ole piibli prohvetikuulutuste sümboolika lahti mõtestamiseks mõistlik ega ka mitte usaldusväärne. Nüüd mõningad tekstid Danieli 7. ja 8. peatükist. Pärast seda ma nägin öisest nägemustes, vaata, seal oli 4. metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgade alla ja see oli erinev kõigist endistest metsalistest ja tal oli 10 sarve. Danieli 8. peatükk. Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin ja ennäe. Üks jäär seisis teisel pool jõge ja tal oli 2 sarve ja sarved olid pikad, aga üks oli teisest pikem ja pikem tõusis viimsena. Danieli 7. peatükk. Need 10 sarve, sellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat ja veel üks tõuseb pärast neid, aga tema on teistsugune kui eelmised ja ta alandab 3 kuningat. Ilmutamise raamatu 1. peatükk. Ja tal oli paremas käes 7 taevatähte ning tema suust välkus vahe 2-terane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Või siis Efeesuse kirja 6. peatükk. Võtke ka päästekiiver ja vaimu mõõk. See on Jumala sõna. Hebra 4. peatükk. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski 2-terane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge, vaimu, liigesed ja üdi ning on südame, meelsuse ja mõtete hindaja. Niisiis mis? Jumala sõna on südame, meelsuse ja mõtete hindaja. Ilmutamise 12. peatükk. Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas. Naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärg 12 tähest tema peas. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Jeremia ütleb 6. peatükk. Kena ja helliku olen ma hävitanud, Sioni tütre. Järgides lihtsat reeglid, et piibli peab laskma ise oma sõnu määratleda, kaob märkamatult enamik prohvetliku sümboolika mõistatuslikkusest. Näiteks näeme, et sarv võib tähistada poliitilist võimu või riiki. Mõõk võib tähistada Jumala sõna ja naine võib tähistada kogudust.
ning märkame selgesti, et piibel selgitab ennast ise. Vastamata jääb aga see, miks räägib Jumal sümbolite keeles, mitte ei ütle otse. Miks kasutab näiteks Peetrus 1. Peetruse 5. peatükis Rooma linnast rääkides saladuslikku nime Paabel? Põhjusi, miks Jumal on valinud edastada prohveti kuulutusi leppemärkide abil, võib olla palju. Kuid näiteks ilmutamise raamat oleks otsesõnu nimetanud Rooma tohutu hulga kurjuse toimepanijana, oleks Uue Testamendi aegse koguduse niigi ränk tagakiusamine võinud olla veel rängem. Põhjustest olenemata usaldagem, et Jumal tahab anda meile mõista, mida need sümbolid tähendavad. Kuidas julgeb tänapäeval keegi õpetada, et ilmutamise raamat on saladus, milleni inimene ei küüni, kui vaimust juhendatud pühakirja sõnad tunnistavad vastupidist? See on ilmutatud saladus, see on avatud raamat, nii ütleb ilmutamise raamat. Ilmutamise raamatu uurimine juhib mõtted Danieli prohveti kuulutuste juurde ja selgub, et mõlemad kirjad esitavad äärmiselt tähtsaid õpetusi, mida Jumal on inimestele andnud nende sündmuste mõistmiseks, mis toimuvad selle maailma ajaloo lõpul. Issand näitas Johannesele sügavaid ja olulisi sündmusi koguduse käekäigu kohta. Prohvet nägi rahva olukorda, ohte, konflikte ja lõplikku pääsemist. Ta kirjeldab lõpukuulutusi, mis muudavad küpseks maailma lõikuse. Ühed viljavihuks taeva aita, teised aga aganateks hävitustule jaoks. Johannesele ilmutati tohutult tähtsaid asju, eriti mis puudutavad viimast kogudust, et need, kes peaksid pöörduma eksitusest tõe poole, võiksid olla hoiatatud eesseisvatest ohtudest ja konfliktidest. Keegi, ka mitte sina, ei tarvitse olla pimeduses asjade suhtes, mis maailma peale on peatselt tulemas. Aga see oli ainult sissejuhatus. Peatse kohtumiseni ja jätkame üheskoos prohveti kuulutuste lugemist, selleks et mõista, mida Jumal peab vajalikuks meile öelda. Peatse kohtumiseni!